tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore ja minuga on siin kaks väga säravat noort jälle Keila koolist. Tere Mari-Liis. Tere. Ja tere Alvar. Tere. Klassikaline tore saade, kus me avame kahe noore inimese tore loo ja võib-olla räägime muustki, mis on tores tähtis. Sobib? Meile küll sobib. Mari-Liis, alustame sinust. Sinu tore lugu. Millal sa sattusid, kuidas sa sattusid toresse? Ja... ma 4. klassis, tulin esimest korda suurde kooli. Siis meil aktusel tulid Heli, kes on meie juhendaja, siis koos paari suurema torekaga tulid tutvustama seda. Ja kuna mul tol hetkel täpselt see päev, millal tore toimus, oli trennidest vaba ja see tundus siuke huvitav asi, kuidas suure kooli ellu sisse elada, siis läksin vaatasin. Alguses oli jõudselt hirmus, sest et ma olin nagu 4. hästi pisike ja seal oli tol hetkel hästi palju suuri. Aga nad viskasid kogu aeg nalja ja siis ma läksingi esimene kord ja siis teine kord ja niimoodi ma jäin käima sinna. Ja nüüd oled kokku käinud juba 6 aasta läheb. 6 aastat. Kuule, päris paljudel on 6 aastat. See on ikkagi noore elust minu meelest nii pikk aeg. See on vägev kuulda, et te nii pikalt tores olete. Hingega sees. Täiega. Ja kohe räägime, mis seda hinge seal siis hoiab. Aga kuuleme ka Alvari ära, et kuidas sina sattusid millal ja kaua käinud oled? Jah, ma sattusin sinna 5. klassis, siis põhiliselt sõprade pärast, et eks Mari-Liis ka tiris mind sinna. Ja siis 5. 6. käisin, siis 7. 8. tekkis paus ja nüüd 9. poole pealt hakkasin jälle. Oli ikka tahtmist tagasi minna. Ahaa, kuule, sinu loost saab juba hakata urgitsema. Esiteks, Mari-Liis, ta ütles, et sina tirisid teda sinna. Mis ta mõtleb sellega? Ma käisin ja siis ma kogu aeg klassijuhataja tundides reklaamisin seda tore, sest mulle õudselt meeldis ja ma olin juba täiega vaimustuses sellest, et suvekoolis oli see tuletõrjeõppus ja see oli nagu kõige lahedam kogemus, mis mul väiksena siis oli. Ja siis ma kogu aeg nagu reklaamisin seda tulge toresse. Ja siis ma hakkasin nagu, niimoodi sikutama siit ja sealt, et tuleks nagu oma vanuseid ka sinna rohkem ja siis tuligi. Te käite ühes klassis praegu? Ne. Aha, võt kui tore. Klassivennad. Said sinna kindlasti rohkem kui ainult Alvar. Ja, ikka. Vägev. Nii, ja siis teine asi, mis sa Alvar ütlesid, et korra tekkis paus, aga siis sa ikkagi tahtsid tagasi minna. Mis paus see siis tekkis, miks sa tagasi tahtsid? Jah, see paus oli pigem personaalsetel põhjustel, aga jah, et mul hakkaski väga palju sõpru tores käima ja siis ma mõtlesin, et miks mitte, et mul oli nagu aeg vaba suhteliselt. Ja kui konverents oli ka, hakkas toimuma varsti, siis lootsin, et saab aidata seda natukenegi kõrveldada seal. See põnev elu toimus seal tores ja sõbrad ka seal, suhtlus, kuulumine, kõik selline väga vajalik. Hästi, niimoodi ja siis pidime vaatama seda, et miks see tore, nagu, kuidas see tore siis neid hingekesi seal enda juures hoiab, et mis on see sinu jaoks olnud, mida on näiteks, kas sinu elus muutunud, mis sa oled kõige rohkem õppinud, mida kõige tähtsamaks pead ja nii edasi, kuidas... Ma ei tea, minu hinge hoiab seal Heli, ma arvan. Ta on siuke särav päike, kes seda tore tõmbab inimesi ligi. See on hästi lahe. Aga ma ei tea, tore on, ma kõige rohkem ilmselt olen õppinud seda, enesekindlust annab see nagu kohutavalt juurde. Sest et ma olin kunagi siuke hästi häbelik, nüüd ma lähen ja teen ja olen ja see on hästi lahe. Ja muidugi torest õpib mänge. Meil on klassijuhtud, siis alati tullakse, et mõni uus mäng või et tee. See on hästi lahe. Et klassikaaslased pöörduvad sinu poole, et teeva? Jah, et vii mänge läbi klassijuhtudel näiteks. Et nad juba teavad, et sa oled torekas ja sul neid on varnast võtta. Mis sa siis teed nendega tavaliselt? Mis see sinu lemmik? Ma võtan siukseid, mis on nagu lihtsamad ja lähevad peale. Viimane kord tegime siukest bussi, lennuki, automängu, mis Heli meile õpetas. On toolidega ringis ja siis
pead kiiruse peale edasi istuma. Hästi. Aga mis siis saab sellega, kes ei jõua? See, kes ei jõua või valesti meeles on, siis nagu autode järjekord, see läheb keskele ja peab istuma saama. Ahah, läheb keskele. Üks inimene kogu aeg keskel, kes tahab siis ka istuda saada. Okei, välja ei jää keegi, aga keskel on. Okei, hästi. Sa oled osalenud seal? Ja ikka. Kuidas on siis? Suhteliselt lõpus, aga see läheb väga rabamiseks seal. Rabamiseks läheb? Et sõltub kellega mängida muidugi, aga jah, muutub kiireks. Okei. Aga see meeldib vist sellel hetkel? See läheb hästi peale inimestele. Siuke adrenaliin tuleb sisse, kui siuke võistluse peale mängija, siis kõik löövad kaasa. Alvar, mis sind siis tores on edasi aidanud või sinu jaoks kõige tähtsamaks? Lisaks sellele, et sõbrad loomulikult ja kõik, aga just nagu oskuste poole pealt? Jah, oskuste poole pealt. No üleüldiselt üritustest osavõtmine ja siis korraldada aitamine. Et mulle väga meeldivad ja tahaksin seda rohkem teha. Ja siis tore on neid võimalusi ka andnud. Ja siis muidugi on see, et Heli on lihtsalt imeline juht tores ja väga hea õpetaja, et taga tõmbab sinna poole. Ja siis jah, lihtsalt ongi sõpradega mänge teha, sõpradega asju korraldada. Kõik sobib mulle väga hästi. Kui te korraldate midagi, siis korralduses on ju ka nii palju võimalik erinevaid rolle võtta, erinevaid ülesandeid, et mis see sinu teema on, et kus sa tunned, et võt, seda ma täiega tahan, see mulle meeldib, seda teen mina? Kõige rohkem meeldib mulle ilmselt helitehnikaga tegeleda, aga ma olen ka seda tüüp, et ma võin suht ükskõik mis ülesande võtta. Väga äge. Helitehnika ja heli. Ja vaatajale teadmiseks, et see heli, kellest me räägime, on tänavu aasta juba 20 aastat kindlasti tore ringi vedanud Keila koolis. See on suurepärane töö, mida ta seal noortega teeb, nagu näha. Ja praegu sel aastal on kuidagi märgiliselt see Keila niimoodi ka esilejõudselt tõusnud, et te tegite konverentsi ja sellest on nüüd nii palju räägitud, aga igaüks võib veel oma variandi ka öelda, et näiteks, et sa kuidagi siia saatesse tulles ka ütlesid, et see on üks vägevamaid asju olnud. Noh jah, eks ta oli jah, ma olin seda nagu hästi kaua oodanud. Esimest korda käisin konverentsil, siis ma olin ka püsike ja siis sellest ajast saati olen nagu oodanud, et Keila saaks korraldada seda konverentsi. Ja kui Heli selle idee siis pakkus, siis ma kiletasin üle klassi, jaa, teeme. Et ma olin hästi õnnelik, hästi emotsionaalne. Ja siis läks täie hooga see korraldus, sest et kõik olid hingega sees. Vägev. Ja mis sina seal teha said? Kas sa said helitehnikaga tegeleda? Mitte otseselt, et bändist sain osa olla, see avalaul, mis me seal tegime. Aga muidu helitehnikaga väga ei puutunud kokku. Okei. Mis sa seal bändis? Mis pilli sa mängisid? Ma olen teine kitarrist seal. Aha, äge. Nii, esinesid ära, mis sa veel tegid? Mis ülesanded sul veel oli? Ausalt öeldes mälu on natukene hajunenud juba sealt. Tegid seal, kus vaja oli, nii kui öeldi, et vii see sinna ja too see sealt ära ja ütle seda ja... Jah, ma olen suhteliselt kindel, et mul tegemist seal jätkus. Jah, te olite seal kõik rakkes, seda oli näha. Kõik oli väga hästi korraldatud. Aitäh teile selle konverentsi eest. Ja Mari-Liis, kui sa korra siin mainisid, et utsitasid ja kutsusid teisi noori, siis mis sinu jaoks nagu tundub, et noori üldse kõnetab, kui niimoodi kutsuda noori toresse? Kuidas seda teha, sest see on üks küsimusi, see tuleb küll tavaliselt sügisel tore ringides, et mis me nüüd teeme, kuidas me siia tore ringi noori juurde saame. Et osaliselt pusivad sellega juhendajad, aga noored ise pusivad ka vahel. Ideid muidugi tuleb alati, aga mis see sinu nipp on? No kindlasti tuleks nagu välja mõelda, mis su enda jaoks on nagu kõige lahedamad või mälestused rohkemad kogemused siis tores. Ja siis, kui sa neil on siuke emotsioon taga ja kui sa lähed nendest teistele rääkima siukse kirega ja silmad säravad ja siis nad nagu tekib huvi ja siis sa ütledki, et noh, et tollel päeval ja kui on vaba ja siis sa oled, tule, et jaa, sa võid tulla ja minna ja et tule vaata kas või ühe korra. Hästi palju on käinud niimoodi ka, et käivad vaatavad, siis otsustavad, et võib-olla ikkagi
aga siis võib, jäävad mõtlema või, aga teinekord jälle jäävad ringi ja siis ongi niimoodi, käid ja tõmbad ja tule vaatama. Väga hea mõte, et ikka loeb see, kui inimene räägib ehedal kujul seda, mis ta ise on kogenud. Mis sina, Alvar, arvad sellest asjast? Jah, et kindlasti tõderingi on võimalik minna niimoodi, et sa sealt varem kedagi ei tunne, aga kõige lahedam kogemus on siis, kui sul kas on sõbrad ees või sa lähed juba sõpradega koos sinna. Et ma arvan, et siis on palju suurem võimalus, et sa jääd ka käima. Jah, et on võimalus küll ka täitsa uuena minna, aga siis ilmselt tekivad. Siis nad ei ole enam võõrad, vaid seal sa tutvudki. Aga sinu kogemus ütleb, et kui mõni tuttav silmapaar on ees, siis on parem. hästi loomulik minu meelest ka. Väga tore. Ja nüüd, ja seegi ei ole veel kõik, eks ole. Te olete sel aastal ka tore suvekooli meeskonda tulnud. No mis pärast seda siis tegite? No 9. klass ja ei lõpeb ära ju ja ma tahtsin tegelikult juba eelmine aasta meeskonda minna, aga siis mul tulid sõbrad, kes ei olnud kunagi varem käinud laagrisse ja siis ma tahtsin nagu nendega koos seda läbi kogeda. Aga nüüd see aasta ma mõtlesin, et viimane aasta, et kindlasti ma tahan minna nagu meeskonda ja teha kogu seda laagrikogemust teise nurga alt ja ise kaasa aidata sellele, sest et juba see konverentsi korraldamine oli niivõrd lahe kogemus. Mis sa seal suvekoolis teha tahaksid siis meeskonnas? Ja sinu panus saab olema? Ma olen meediat otseselt, ma arvan, ma oskaksin kõige paremini teha niimoodi. See on ka, kui ma nagu olen juba harjunud oma kogemusest rääkima või niimoodi, et siis kutsuda inimesi kaameratega rääkima, mis neile laagrist meeldib ja niimoodi, et tundub siuke ülesanne, millega ma saaks hakkama. Väga hea, kohe saame seda ka varsti teada, kuidas see ülesanne võiks hakata lahti kooruma. Hoian sind saladuses, ei ütle sulle, mis ma sellega mõtlen. Tahan ära kuulata kõigepealt veel ka Alvari, et kui sina läksid ka suvekooli meeskonda esimest korda sel aastal, nii? Mõtlesin, et miks mitte, et paljud sõbrad läksid ja mul lihtsalt meeldib asju korraldada. Meeldib nagu osa olla sellest. Kui ma saan asju teha ja aidata, siis miks mitte? Ja kas ma saan siis nüüd praegu aiman õigesti, et sa oled võtnud enda peale mingisugused helitehnika küsimused? Seekord? Veel kahjuks ei ole, aga ma loodan sinna jõuda. Jah, Tüüri, teil on veel nii palju, terve suvi on veel ees, mõned korralduskohtumised on juba olnud, aga mõned on veel ees jälle samamoodi. Paari päeva pärast juba on üks ju, eks ju? Et siis te kindlasti, siis Tüüri jah sinna sellesse, mis sind tõmbab. Väga hea. Aga nüüd, mul praegu tekkis siuke väike riukalik mõte. Et tegelikult täna on meil teisipäeva õhtu, 31. mai ja homme on 1. juuni, mis on tegelikult suvekooli registreerimise lõpupäev. Et üks päev on jäänud tegelikult ainult veel registreeruda, siis mismoodi sina inimesi kutsuksid ja ütleksid, ütleme, ma ei tea, siis me peame lähenema mõnes mõttes nagu kahele sihtgrupile, et kutsuda juhendajaid ja ka noori, kellele sina tahaksid läheneda? Ma arvan, et ma oskaks pigem noortele võib-olla läheneda. Noortele, väga hea. Kaamera on seal ja ütleme, ma ei tea, 30 sekundit. Mis sa ütleksid? Sul on eetriaega 30 sekundit tore noortele suvekooli kutsumiseks. See on niimoodi järsku. Ja niimoodi järsku käibki. Selline see meedia ongi. Ma ei tea, ma ütleks, et kindlasti, et see on üks kõige lahedamaid kogemusi, mis te nagu suve jooksul üldse kogete. Et ma soovitaksin 2 käega, et tulge kõik ja vaadake ja registreerige ja see on ainult 3 päeva ka, et pärast sa nutad ja sa ei taha ära minna, uskuge mind. Lihtsalt niivõrd lahe kogemus ja niivõrd palju uusi tutvusi, mis sa sealt saad üle Eesti. Jah, aitäh sulle selle eest, et mina siis loen siit praegu välja, et noortele tuleb öelda alati, et sa saad uusi tutvusi. Eks see on hästi tähtis. Et saaks uusi sõpru
ja nagu näha maailma laiemalt. Oh, äge. Tuleb meelde küll. Oli vist endalgi huvi selline kunagi. Mitte, et praegu oleks väga palju vaibunud, aga veidi teistmoodi võib-olla. No väga äge. Alvar, kas sa tahaksid selle eksprompti ülesande ka võtta või? Ma ei usu, et ma niimoodi 30 sekundit suudan täita just. Aga jah, ma kindlasti arvan, et on väga palju häid külge sellele ja sa ei kaota midagi. See on ka tähtis, midagi ei kaota. Pigem on ilmselt võimalus kogu aeg võita ja võita. Suurepärane. Ja siis teil oli nüüd kevadel igasugused lõpetamised toimuvad, sealhulgas ka tore ringi lõpetamised. Ja seda lõpetamist võib ju teha täiesti erinevat moodi ja ilmselt juhendajad teevadki. Aga teil on ka oma traditsioon omas koolis. Kuidas teie lõpetate tore ringi? Meie lõpetame sellise peoga, mis kestab kauem kui tavaline tore ring. Ja siis meil on siuke traditsioon, et kõik küpsetavad midagi kodus. Kaasa arvatud siis Heli. Ja siis kõik toovad niimoodi, kõik küpsetavad natukene ja toovad selle kohale ja siis lõpuks on siuke suur toiduhunnik ja kõik saavad süüa erinevaid asju ja siuke hästi mõnus. Natuke klassijuhtulaadne. Jah. Ja kuidas te aega sisustate? Ainult sööte? Ei, seda me teeme ka, aga muidu me teeme siukseid meeskonnamänge ja siukseid asju, mis hõlmavad siukest suurt gruppi, sest meid on üsna palju seal tavaliselt. Ja kuulame, meil on alati muusika taustal, sest et see teeb tuju heaks. Ja sel aastal on see juba ära toimunud? Eelmine nädal. Väga äge. Ilus punkt. Ja mina tean veel, et mõned, võt ongi, et mõned lähevad kuhugi matkale. Minu meelest kas äkki Tõrvaka teile käisid matkal enda lõpu selle puhul. Siis ma olen kuulnud, et mõned lähevad suisa reisile. Kunagi käisid Hiiumaa torekad näiteks hoopis Rootsi reisil. Lausa nii uhke asja lõpetuseks endale. Mõned lähevad välja sööma. Aga siis jah, sellised piknikud, mõnus olemine. Et ilus punkt. Ilus ja tore punkt. Meil tuli üks traditsioon veel meelde. Selle ringi lõpetamisega meil alati saab see, kes on siis kõige vähem puudunud terve aasta jooksul, saab siukse väikse elevandi kuju. Jah? Vau. Et õpetaja, et juhendaja Heli siis jälgib, et kes kõige rohkem kohal käib, see saab kuju. Ilus, väga ilus. Nii, aga muidu teil noortel elu koolis praegu on vist ilus punkt, see küll torele, aga muidu teil on vist selline eksamid ja palju õppimist veel ja lõpusirge ja siis eile oli teil eksam. Jaa. Eesti keele eksam. Nii, kuidas see läks siis teil? Kergem, kui ma ootasin tegelikult. Ma sain hästi kiiresti valmis, meil oli antud aega kella 1-ni, ma lõpetasin enne 12 tunni ja millegiga tegin ära. Ja ma pole ammu ühegi kirjandile nii uhke olnud, kui ma sinna tegin. Tekst voolas hästi ja pastakas ribas. Mis teema sul oli? Mis on õnn, oli vist. Milline imeline teema. Mis sa kirjutasid seal siis? No mis see õnn on? No õnn on siuke rahutunne, kui sa oled siuke vaba ja sa teed asju, mis sulle meeldivad. Alvar, kas sa olid samas olukorras eile eksamil? Mul oli täpselt samasugune kirjand, et mul läks mõtlemist selle peale, aga ma põhiliselt kirjutasin sellest, kuidas õnn on see, et sa oled rahul enda eluga. Et olgu see siis sõpradega koos, ilma, ükskõik kuidas. Et põhiliselt, et siis saad rahul oled enda olukordaga. Kui armas on seda kuulda? Mina tahan kohe küsida, kas te olete ise õnnelikud? Väga. Kuidas seda aru saab? Kui sul silmad säravad ja nägu on naerul, siis on hea tuju. Siis on õnnelik. Okei, Alvar? Ma ütleksin, et ma olen ka suhteliselt õnnelik ikka. Ja kuidas seda aru saab?
kuidas sina aru saad, et nüüd on mõnus? Ei muretse millegi pärast otseselt. Et lihtsalt eksisteerin ja ei ole mingeid probleeme hetkel. Okei. Kui huvitav. Tegelikult veits erinev seletus ühe asja kohta. Kui äge, niisugune tasakaalus kuidagi. Aitäh teile selle seletuse eest. Ja nüüd, kui see saade siin vaikselt läbi hakkab saama, siis peab ära ka rääkida selle naljaka loo, et kuidas täna teie üldse saatesse sattusite, et ma saan aru, Mari-Liis, sinuga mul oli ilusasti räägitud ja küsimused ja puha ja aga siis siin pidi tegelikult hoopis keegi teine olema, et kuidas siis, Alvar, sina siia sattusid? Jah, natuke üle tunni aja tagasi sain kõne, et nüüd on vaja kooli juurde joosta, et kohe läheb takso. Aga sul öeldi ka kuhu ja mis või? Ei öelnud see hetk. Et kui ma kohale jõudsin, siis Mari seletas, et kuhu ja mida ma tegema lähen, aga sinna ma ei teadnud. Kuidas sa nõus oled selliseid asju tegema? Hea sõber helistas, nii et usaldasin seekord. See peab ikka suur usaldus olema, et ja panid kõik kohe, öeldi, et ilus särk selga ja teid küll, ma ütlen. Vot sedasi teevadki noored, et ühelt poolt justkui ettevalmistatud ja teiselt poolt siis valmis nüüd ja kohe kõigeks, kui sõber ütleb ja see asi on seda väärt. Ja kuidas on siis see eksprompt niimoodi tulla, ma ei tea, 9-minutilise etteteatamisega saatesse? Natukene hirmus, aga ma arvan, et suhteliselt hästi läheb. Suhteliselt hästi läheb, kuidas sulle tundub? Ma mõtlen ka, et tal läheb väga hästi. Minu meelest läheb ka väga hästi, sest stuudios on tore ja meil on jäänud veel sel hooajal umbes 3 saadet, tegelikult vist täpselt 3 saadet, millest ühes me räägime koolirahu teemast, siis teises vaatame veel sügavamalt suvekooli sisse tänavuse ja 3. vot ei ütlegi, mis. Vaadake ise ja saage teada.